Tere tulemast tagasi Seikluseküttide kanalile või kui te olete esimest korda, siis mina olen Hans. Ja mina olen Sandra ja me oleme jälle tulnud siia Tallinna lennujaama. Seekord oleme valinud reisi sihtkohaks ühe väikese saare, mis asub Atlandi ookeanis, aga et sinna jõuda, tuleb meil läbida üks pikk lennuteekond. Umbes 3 lendu. Vaatame, kas jõuame kohale või mitte. Ja seekord me ei lähe sinna mitte 2 vaid meiega tuleb kaasa lausa 5 inimest. Meie esimene lend läheb siis Londonisse, mis on hästi tore, et nad tegid täpselt 1. veebruaril streigi Londonis. Seega me ei ole üldse kindlad, kas me jõuame järgmise lennu peale. Võib-olla jõuame, võib-olla ei jõua. Aga saab põnev olema. Ma arvan, et lennujaamas on räige jooksmine lihtsalt. Ma ei hakka seosta. Põhimõtteliselt meil on 20 minti väravani minna ja vist sellel ajal peab juba seal olema. Ja. Nii et me peame jooksma, aga Sandra ei jaksa. Tahad ma hoian su kotti või midagi? Ma ei tea. Võtan su koti. Jah, läks nii ikka. Keegi mingi kohe ennast kaupast teab midagi või? Ei, ma lihtsalt niimoodi ütlesin, et jookske, gate on 42. Just run. Nii ma loodan, et nad jõuavad ka. We made it. Ma veits seletan seda vahepealset jooksmist. Põhimõtteliselt me jõudsime Londonisse niigi natuke liiga hilja, vist kas 10 minti hiljem saime maha. Pidime jooksma, arvasime, et me ei pea enam minema sealt security checkist läbi, aga me pidime. Seega me lihtsalt jooksime kõik selle tee ja siis vaatasime veel, et kui me saime securityst läbi, siis see tee securityst gate'ini oli mingi 20 minutit kõndida, nii et me lihtsalt sprintisime. Ja nüüd apparently me jõudsime 5 minti varem, nii et all good. Kuna me hommikul süüa ei jõudnud, siis seekord võtsime lennukist toitu. Meal deali. Ma võtsin õlle, paniini ja Pringles. Ja maksis mingi 12,99 vist sul. Ja õlle tegi kallimaks. Ma hindaks enda toitu siis kuskil, ütleks 7 äkki. See on enam-vähem. Natuke kuiv oli. Mis see on? See on riis koos rohelise kannakarriga. See on päris hea maitsega. Nagu unexpectedly hea. Viimane lend, kuidas on emotsioonid? Ma olen väga õnnelik, ma ei viitsi. Me oleme lihtsalt terve päev reisinud. Emotsioonid on vaes. Lõpuks ometi lennukisse, kui nii ammuda olnud. Õnneks praegu on kõige lühem lend, tund 50. Hea õnne koharal natuke vähem. Nii et pärast neid 3 lendu, 11 tundi lennukisõitu oleme me lõpuks jõudnud Madeirale. Natuke on väsimus, aga viimane lend jõudis 35 minutit varem, kui ta pidi. Madeira on vulkaaniline Atlandi ookeani saar, mis kuulub Portugalile. See paikneb Kanaari saarte ja Portugali vahel linnulennult umbes 650 kilomeetrit Marokost. Saar ise on natuke väiksem kui Hiiumaa, kuid inimesi on seal see-eest 25 korda rohkem. Lennujaamast võtsime esimese asjana endale rendiauto ning seejärel suundusime oma korteri poole. Aga jõudsime korterisse, siin on snack table. Ja meie host oli jätnud meile küpsiseid, mingi saia, mahla, igast asju. Ma oleks võinud Eestist midagi kaasa võtta talle. Jaa. Nii, käisime õhtul poes, et osta hommikuks endale süüa ja jõudsime enda siis siia kodukohta, kus on siis siuke kaluriküla. Siin on palju paadikesi. Me mõtlesime, lähme katsume, kui soe vesi on, kas kannatab ujuma ka minna homme näiteks. Vaatame. No. Soe? Oh, jah! Nice. Ei, aga vesi on päris mõnus. Meie esimene päev Madeiral on saanud hilise stardi, kell on 12 läbi ja oleme tulnud Funchali Farmers Marketi juurde. Ehk siis siin turul müüakse igast asju
enamjaolt vist mingeid puuvilju, mingeid lilliasju ma nägin sealt vahelt juba. Ja kohaliku käsitööd, igasugu ninnu-nennu, aga kõik 10-kordse hinnaga. Siin ma peaksin siis rääkima, mida kõike vahvat sellelt turult leida võib, kuid aru saavad sellest ilmselt vaid parimad huulte pealt lugejad. Saagu selle seikluse läbivaks vanasõnaks, kes mikreid ei kontrolli, see videole heli ei saa. See on puuvili, mis nad väidavad, et ainult Madeiral kasvab, kutsuvad bananassiks. Banana, ananas. Päris omapärase maitsega oli, selles mõttes tasub proovida. Mitte küll kilode kaupa koju osta, aga tasub proovida. Maitsmisega siin turul probleemi ei ole, sest iga müüja tahab sulle kohe kõiki oma vilju mekkida anda. Niisiis proovisin minagi mõned uued puuviljad ära. Hello. You want to taste lemon passion fruit? This one was sour. Tere, tere. Tere! Banana passion fruit. Magus. Banana. It's the orange passion fruit. It looks like an orange also. Yes. This is the dragon fruit. And here it's the dragon fruit. Jube vesine on see kollane dragon fruit. Roosa on nagu magus. It's the fruit from that plant. It's a pineapple and the banana. Do not eat the skins. It's nice, yeah. It's like pineapple, but it's like Thank you. very soft and sweet. Eat it. Mul on siis siuke tunne, et siin on nagu siuke Balti jaama turg põhimõtteliselt. Hinnad on kallimad. Hinnad on jõhkralt kallid, Aga siin pidi olema lifehack, et lähed natuke kuskile välja poole ja siis on umbes 5 korda odavamad hinnad, nii et me lähme vaatama kuskile välja poole ilmselt. näed sa, ja me leidsimegi odavamalt. No vot, poole odavam. Soetasime kohe sületäie erinevaid passion fruute, sest need olid tõesti imemaitsvad. Peale seda suundusime Cabo Girao poole, mis on oma 589 meetriga üks maailma kõrgemaid kaljusid. Noh, Sandra. Nope, I'm not doing this. Siin tegelikult ei ole üldse hirmus. Siit üle ääre vaadata on hirmus. See oli hirmus natukene. Ma viin sind üle sealt. Ei, ma ei lähe sinna. No, come on. Ei, ma ei julgisegi siia pelastada. Me oleme kõigest 2 meetrit kõrgel, ei ole midagi. Pole vähemalt ainuke, kes kõrgust kardab, Kaupo kardab ka kõrgust. Niimoodi. Aga tema julges rohkem edasi minna kui mina. Ja tegelikult joppes ajaliselt ka, et siin on väga vähe turiste praegusel hetkel. 20 inimest äkki. Praegu on 2. veebruar, siin vist see turistiaeg oli rohkem siuke aprill-mai, ma lugesin. Ja saime tasuta sisse ka siia. Ja. Nad vist tahavad teha seda nüüd tasuliseks, et nad on juba siia paigaldanud mingid läbikäigu asjad, aga noh, hetkel need olid kõik lahti. Nii et... Smart. see värises. Lõputa ära. Ma hüppan korra. Ei, ma ei lähe. Holy crap. See oli hirmus. No okei, mission past. Ma nägin siit ülevalt täpselt sama vaadet. Ma rohkem ei taha siin olla, aitäh. Edasi viis meid tee ühe laheda matkarajani. Olin hommikul kõigil öelnud, et täna midagi väga hullu ei tee ja võtame rahulikult. Aga noh, ütleme nii, et ega ma ise ka ei teadnud, mis meid ees ootab. Meie otsustasime, et me tuleme siuksesse randa nagu Kalhauda Lapa, kuhu viib selline kilomeetrine tee siin kuskil mägede ja banaanipõõsaste igast asjade vahel. Nii et vaatame, kuhu see tee meid välja viib. Seal all pidi väga äge rand olema. Ma olen excited. Igatahes need astmed läksid järsku väga
kahtlasteks. Alla on natuke raske minna, aga ma arvan, et üles on päris okei tulla. Kuule, tegelikult siia algusesse ma võib-olla julgen minna. Mis sa arvad? Nagu siia? Või ei julge või? Päris ujumale ei jääks. Sul läheb päästerõngast vaja. Siis äkki julbid. Tundub, et seal on väga libe. Oota, ma ei saa! Ujumisest asja ei saanud. Drooni ma ka siin ei julgeks lennutada. Aga matk oli kena. Ei ole siin hirmus midagi. Mis seal on? Siin on puitu. Mingid lauad ja ma üldse mõtlen, kuidas on majad siia ehitatud on. Ma arvan, et äkki paadiga toodud kive või kuidagi. Sealt ülevalt siia vedada neid kive oleks päris tükk töö. 5 kaupa vead äkki. Kilomeetri kõndimist mäest alla, kilt üles. Mõtlete nagu. Misteri. Järgmisena jäi meie teele väga populaarne kosk nimega Waterfall of the Angels. Tuntud on ta just sellepärast, et kosk voolab autoteele ning sellest on võimalik ka läbi sõita. Kuna me olime eelnevast matkast ramp väsinud ning enam ringi käia ei jaksanud, siis suundusime edasi oma kodulinna õhtust sööma. Enamik meist tellis toiduks mereande, sest need on Madeiral alati värsked ja kohalikud. Mina tellisin ühe rahvusroa, milleks on scabbard fish koos banaani ja passion fruiti kastmega. Võib öelda, et see oli üks huvitav kombo. Uute maitseelamustega lõpetame oma esimese päeva Madeiral, sest homme on vaja varakult tõusta. Jõudsime siis selle mäe otsa, kust me algselt plaanisime alustada enda matkapäeva. Aga nagu näha, siis siin ei ole mitte essugi näha. Siin ümber on lihtsalt udu, ma ei näe 20 meetrit kaugele näen umbes. Ja rohkem ei näe midagi. Aga mõtlesime, et paneme vähemalt enda kleepsu siis siia esimese mäe tippu, et oleme käinud ja värki. Siit mäe otsast pidid muidu avanema mingi kõige lahedamad vaated Madeiral. Võime väikse mingi klipi panna millestki, mis keegi on teinud kunagi siia. Aga ma arvan, et seda vaadet on umbes 100% suurem tõenäosus näha siis, kui on suvi. Äkki. Sest siin oli päris raske seda ilmateadet jälgida ja kui me vaatasime ilma, siis näiteks kogu aeg, norm, mis jõudsi üles, siis ei ole norm. Welcome to Madeira. Leidsime pöösest. Jaa, draakoni pealuu. Ronald, pane käsi ette. Leidsime sulle draakoni pealuu. Kas see on päris? Ei ole. Oh my god. Loomulikult. Istuda akaatsia. Istus pööse sisse endale.
Charles, see päris... Ma ei tea ju. See päris on. peale luhta läinud matkapäeva tahtsime kiirelt külmade mägede vahelt tagasi sooja minna. Niisiis põrutasime edasi ranniku äärde Machichosse, kus asub üks Madeira vähestest liivarandadest. Ookeanisupluse võimalust ei jätame kohe kindlasti kasutamata. Noh, kuidas suplus oli? Nagu esimest korda lähed sisse hästi külm, tuled välja korra, lähed uuesti, see on juba lõrus. Ma ei tea, mis loogika see on. Noh, Marina, miks ei suple? Koju parvaste koju. Selge. Noh, piilupark tuleb seal. Atlandi ookeanis ujumas käidud, hüppasime mäkke saamiseks cable car'i peale, et teha midagi, mida ainult Madeiral teha saab. Madeira kelkude päritolu ulatub tagasi 19. sajandisse, kus kelke kasutati kiireks mooduseks saada Monte külast Funchali linna. Kelke juhivad 2 meest, kes kannavad valget riietust ja traditsioonilist mütsi. Ma arvan, et see sõit on midagi, mida lihtsalt peab Madeiral kogema. Tulime siis sööma kohalikke võileibu, mille nimi on Pollo di Caco. Sai valida igast erinevate täidistega. Järgi annab välja. Maitsnud veel ei ole. Siin oli vist seda küüslauku ja igast sükest. Mingi küüslaugu või, siis mingi piif, sul on tomatit, salatit, juust, igast asju. Kõik võtsime veits erinevad, aga... Ühesõnaga päris lihaga Big Mac. Ja, ta ongi nagu burger, aga räigelt parem. On hea, jah? Kui ta on? Väga hea. Liha on nagu ikka päris vahel ja võiks süge mõnes kohast roosakas ka, nii et mulle meeldib roosa liha. Nii, täna on reede ja meil on olnud 2 väga kaootilist päeva tegelikult. Mõtlesime, et tuleme vaatame, mis siin pealinnas siis pakutakse ööelu mõttes. Et ei tea, kuhu me oleme, aga vaatame, kas on huvitav või ei ole. Kus on meie crew? Väike sisede on tehtud, siin pidi vist 2 kohta olema, mis on nagu sellised klubi moodi asjad, et nagu... Ega see väga suur koht ei ole. Ega paistab. Me oleme paar minutit ringi käinud ja esimene mulje on see, et siin ei ole sellist klubikultuuri nagu meil on. Siin on inimesed rohkem mingi tänavate peal, mingi joovad kuskil baarides õlled ja appi auto tuleb. Siin peab vist leppima sellega, et kus saad odavat õlut, seal pead olema. Õllehinnad hakkasid baaridest tõesti lausa 1 eurost. Kuid kuna turismihooaeg veel polnud, siis ega rahvast ka eriti linnas liikumas ei näinud. Jätame teised edasi pidutsema ja näeme juba järgmises osas. Lipsist kivirõitsust. Do it for the wine.